Venemaa kasutab taas oma vanu trikke. Valeväite territooriumi hõivamise kohta, käitudes nii, nagu ta võidaks sõda, kuigi tegelikult ebaõnnestub igal sammul. Kõik tuleb päevavalgele ja Konstantinivkas on need trikid täielikult päevavalgele tulnud. Venemaa teatas, et on vallutanud selle võtmelinna Donetski piirkonnas. Võib-olla uskus ta isegi siiralt, et see on nii, aga midagi sellist ei juhtunud. Venemaa on sunnitud sõja jooksul ühte oma kõige alandavamasse taandumisse, kuna Ukraina on seadnud geniaalse lõksu, mis hävitab sissetungijaid üksteise järel. Sisse lähevad isegi nii väikesed rühmad kui 3 sõdurit, aga mitte ükski neist ei tule tagasi. Ja kõik on tänu Ukraina geniaalsusele. Alustame Venemaa valeväidetest. 3. juulil esitas Venemaa kaitseministeerium suurejoonelise väite, et nende väed on vallutanud Konstantinivka linna. Kui see oleks tõsi, oleks see Venemaa jaoks tohutu saavutus. Ossa Donetski kindlusvööndist, mille Venemaa peab hävitama, kui ta soovib Donbassi enda kontrolli alla saada. See linn pakuks tulevasteks rünnakuteks lähtepositsiooni suuremate ja paremini kindlustatud asulate vastu, näiteks Kramatorsk ja Slovjansk. Vene relvajõudude ülemjuhataja Valeri Gerassimov on väidetavalt teatanud Putinile, et linn on langenud ja et Venemaa kontrollib seda täielikult. Propaganda on samuti täies hoos. CNN teatab, et Venemaa avaldus tuli koos videote ja fotodega, mis kõik näitavad Vene sõdureid linna keskuses ja selle ümbruses oma riigi lippu lahti rullimas. See kõlab, nagu oleks seda raske ümber lükata, eks? Aga nagu sageli juhtub, ei rääkinud Venemaa päris tõtt. Võib-olla arvas ta, et räägib tõtt. Venemaa sõjaline juhtimisstruktuur on nii katki, et kogu vastutus on ainult heade uudiste edastamisel Putinile, isegi kui need uudised ei kajasta tegelikkust. Putin istub tõenäoliselt ühes oma punkritest ja arvab, et Konstantinivka on tõepoolest Venemaa käes. Kuid tegelikult toimus midagi muud, mida Vene infiltraatorid, kes olid oma peidikutest välja roomanud, et lippudega videoid teha, enne kui nad tagasi sisse roomasid, ei teadnud. Oli see, et Ukraina jälgis kõike. Niipea kui Venemaa oma suure avalduse tegi, lükkas Ukraina selle ümber ja juuli jooksul oleme näinud, miks. Venemaa polnud midagi vallutanud. Selle sõdurid olid meelitatud surmavasse lõksu. Esimene märk sellest, et lõks oli kinni langenud, tuli Ukraina 425. ründepolkult. Tuntud kui Skeliat edastas see polk 18. juulil Telegrammis otsekohese ja jõhkra sõnumi. Lühikese videotõendiga, mis kinnitas nende väiteid, ütles Skeliat lihtsalt. Skeliati polgu võitlejad viisid Konstantinivkas läbi puhastusoperatsiooni ja heiskasid Ukraina lippu. Len on Ukraina relvajõudude kontrolli all. Liitne otse asja juurde ja vaid vihje sellele, mis tegelikult juhtus nende Vene sõduritega, kes väitsid, et on selle võtmelinna Donetskis vallutanud. Hiljem on ilmunud rohkem üksikasju ja enamikku neist võib aimata, kui mõistad, millega Skeliat tegeleb. See ei ole mingi tavaline rügement. Skeliati koosseisu kuuluvad mõned Ukraina kõige eliitsemad maaväeüksused ja nende ülesanne on lihtne. Otsi, hävida ja liigu järgmise sissetungijate üksuse juurde. Skeliat on puhastajad. Nad ei hõiva positsioone, mida nad ründavad. Selle asemel kõrvaldavad nad sissetungijad ja neid toetab Ukraina jalavägi, mis taas hõivab Skeliati puhastatud territooriumi, vabastades selle. Kuigi Skeliat on eliitüksus, ei ole kõik selle rügemendi sõdurid eriüksuslased. Tegelikult enamik neist ei ole. Skeliar koosneb lahingukogenud ja hästi treenitud ründeväelastest, andekatest jalaväelastest ja isegi sõduritest, kes on lahinguväljal suhteliselt uued, kuid on näidanud üles teatavat kaldavust ründeoperatsioonideks, millega Skeliar tegeleb. Nii see kõik käib. Skeliari sõdurid ei torma pimesi ringi, lootuses leida Vene sissetungijaid. Selle asemel järgivad nad lähenemist, mis sarnaneb USA poolt Vietnami sõjas kasutatud leidmise, fikseerimise ja hävitamise taktikale. Relvad on erinevad, kuid kontseptsioon on sama. Kõigepealt Skeliar leiab nad üles. Seda tehakse tavaliselt luuredroonidega, mis antud juhul lendasid üle Konstantinivka, et leida linnas varjuvaid väikeseid Vene sissetungijate gruppe. Kui grupp leitakse, siis fikseeritakse see, aga see ei ole ebaseaduslik kihlvedu. Fikseerimine tähendab droonide saatmist, et infiltreerujad paigale suruda, nii et iga põgenemiskatse lõppeks kindla surmaga. Mõned Vene sõdurid üritavad siiski põgeneda. Droonid likvideerivad nad kiiresti. Teised jäävad paigale, teades, et nad on lõksus ega saa välja. Just siis sekkub Skeliat. Mõnikord hõlmab strateegia lõppfaas võimsate laskemoonade kasutamist, et kõrvaldada Vene sõdurid nende peidukohtades. Teistel juhtudel sisenevad Skeliati sõdurid jalgsi droonide toetusel, et need sõdurid kõrvaldada või sundida nad alla andma. Aga kõigil juhtudel on tulemus sama. Väike sissetungijate üksus, mida Venemaa üritab esitada piisavalt suurena, et kontrollida suurt osa linnast, kõrvaldatakse lahingust ja Ukraina liigub sisse, et täielikult tagasi võtta territoorium, mida Venemaa vaevu üldse kontrollis. See ongi lühidalt öeldes geniaalne hiirelõks, mille Ukraina meelitab Venemaa sõdureid ikka ja jälle käivitama. Neil sissetungijatel pole tegelikult mingit valikut.
Nende komandorid käsivad neil salaja Konstantinivkasse tungida. Sageli antakse neile valelubadusi, et kui nad on oma positsioonid sisse võtnud, saadetakse neile kohe ka abiväed. Aga abivägesid ei tule kunagi. See ongi selle vale tuum, mida Venemaa üritab maha müüa. See väidab, et omab täieliku kontrolli linna üle, kui tegelikult sokutab ta lihtsalt linna väikseid sõdurirühmi, et teha lippudega pilte, enne kui need sõdurid lähevad peitu. Just siis lõks käivitubki. Skeliat jälgib tavaliselt kõike. Niipea, kui Vene sõdurid peitu poevad, on nad surnud mehed. Hierd on lõksu püütud ja kui need sissetungirühmad on nii väikesed, et koosnevad vaid 2 sõdurist, on tulemus vältimatu. Mõned sõdurid lähevad sisse. Ükski neist ei tule elusana välja. Tänu Skeliati rügemendi tööle, samuti jalaväele, kes toetab rünnakumeeskondi. Olukord Konstantinivkas on hoopis teistsugune, kui Venemaa väidab. Linn ei ole vallutatud. See ei ole kunagi olnud, aga see on Venemaa kontrolli alla sattumisest kaugemal, kui see on olnud kuude jooksul. 20. juulil, pärast umbes 2 nädalat kestnud kampaaniat, Ukraina relvajõudude nüüdseks endine ülemjuhataja Oleksandr Sõrski avaldas, et Konstantinivkas on alles vaid 145 Vene sõdurit. Venemaa üritab endiselt linna tungida. Konstantinivka piirkonnas tehakse iga päev umbes 20 rünnakut, aga see on linn, kus enne sõda elas 67 000 inimest. Kas teist keegi tõesti usub, et 145 sõdurit või isegi need paarsada, kelle Venemaa võis varem linnas smugeldada, suudaksid seda kontrollida? Venemaa näib küll nii arvavat, aga täpselt nii ongi Ukraina näidanud Venemaale, et kontrolli saavutamine pole lihtne, eriti kui võidelda rügemendiga, kes on selgeks saanud ühe kindla lõksutüübi, mis on loodud Venemaa infiltreerumisstrateegia vastu võitlemiseks. Tegelikult juhtus Konstantinivkas see, et Venemaal õnnestus linna saata mõned infiltraatorid ja need infiltraatorid on hävitatud. Praegusel hetkel võib mõnda teist haarata kummaline déjà vu tunne, peaaegu nagu oleksite seda lugu varem kuulnud. Oletegi, ainult et eelmisel korral polnud see Konstantinivka. Venemaa proovis peaaegu täpselt sama trikki teha ja selle sõdurid langesid sama lõksu. 2025 aasta lõpus siis see ei toiminud ja see ei toimi ka nüüd. 2025 aasta novembris väitis Venemaa, et on vallutanud Kupjanski linna, mis on Harkivi piirkonna võtmelinn ja raudteesõlm sellele, kes seda kontrollib. Nii nagu Konstantinivka puhul lükkas Ukraina kiiresti ümber Venemaa väited, kusjuures Ukraina president Volodõmõr Zelenski läks isegi nii kaugele, et sõitis Kupjanskisse ja tegi seal pilte, et tõestada, et Venemaa valetab. Kuid see ei tähendanud, et Venemaal polnud Kupjanskis ühtegi sõdurit. Jällegi, nagu me just nägime Konstantinivkas, olid sõdurid sisse imbunud. Pravda teatel oli neid umbes 250. Nad kõrvaldati sama strateegiaga, mida kasutas Skeliati rügement. Detsembri keskpaigaks oli Ukrainal 90% Kupjanskist täieliku kontrolli all. Paralleelid on vaieldamatud. Vene taganeemine oli lõputult alandav. Jällegi oleme õppinud, et kui Venemaa väidab, et on midagi saavutanud, tehakse esimene reaktsioon alati olema umbusk. Venemaa vajab tõesti Konstantinivka võitu, täpselt nagu ta vajas Kupjanski. Aga see kõik oli illusioon. Jälle vale väide hõivamisest infiltreerunud üksuste poolt, mis olid nii väikesed, et avastamise korral ei suutnud nad territooriumi kaua hoida. Aga siin peitubki Venemaa jaoks tõeline probleem. Ukraina Konstantinivka lõks paljastab palju rohkem Venemaa läbikukkumisi selles linnas ja kogu Donetskis, kui Venemaa tahaks, et teada saadaks. Konstantinivka tegelik lugu räägib aeglasest edenemisest ja tohututest kaotustest. Kõik selleks, et vallutada kindlusvöö kõige vähem tähtis linn. Aga enne kui sügavamale läheme, tuletan meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg sellele nupule vajutada. Nii et siin on see, mida Venemaa üritab teha Konstantinivkas. Lisaks infiltreerumisele, mis ilmselgelt pole toiminud, üritab Venemaa linna vastu läbi viia tangmanöövrit. Selleks on ta koondanud umbes 11 000 sõdurit Konstantinivka, Družkivka taktikalisse piirkonda. Venemaa strateegias pole siin midagi valesti. Tangmanööver on sama vana kui sõda ise. See põhineb lihtsal ideel rünnata sihtmärki 2 küljest, sundides vahele jäänud vägesid oma tähelepanu jagama. Venemaa eesmärk on vallutada Konstantinivka, mis asub Donetski kindlusvööndi lõunatipus, et seejärel saaks edasi liikuda ja vallutada ülejäänud 3 linna selles vööndis. Tangmanöövri kasutamine tõstab järk-järgult ka Ukraina jaoks linna kaitsmise hinda, teatab sõltumatu väljaanne, kuna rohkem vägesid tuleb suunata Konstantinivkasse, et tagada, et Venemaa ei suudaks läbimurret teha. See kõik on loogiline. Ja kui tangmanööver on hästi läbi viidud, piisaks sellest, et alistada selline linn nagu Konstantinivka. Sa ilmselt taimad, mida me järgmiseks ütleme. Venemaa tangmanööver ei lähe hästi. Tegelikult edeneb Venemaa oma tangmanöövriga keskmiselt umbes 50 meetrit päevas. Meter kilometered meetrid. Sa võiksid tõenäoliselt selle vahemaa läbida, kui kõnnid oma maja ühest otsast teise. Ja see kahetsusväärne edenemistempo süveneb veelgi, kuna Venemaa kaotab sõdureid massiliselt.
Nagu New York Times välja toob, kaotab Venemaa nüüd iga Ukraina kaotuse kohta 8 sõdurit. See suhe on hüppeliselt kasvanud võrreldes varasema 2 või 3-1 vastu, mis kehtis suure osa sõjast. See näitab, et Konstantinivka koos ülejäänud kindlusvööndiga on veelgi ohtlikum kui sellised linnad nagu Pokrovsk, mille eest Venemaa on juba tänaseks valanud kümnete tuhandete omaenda sõdurite verd. Otse öeldes, tankid saab sulgeda ainult siis, kui neid moodustavad väed suudavad tegelikult liikuda ja ei kehti praegu nende sõdurite kohta, kes üritavad Konstantinivkat ümber piirata. Venemaa edenemistempo on piinavalt aeglane ning nii inim- kui ka rahalised kulud selle katsele linna suunas edeneda on astronoomilised. Ja selle nägemiseks ei pea me vaatama ainult seda, mis praegu Konstantinivkas toimub. Venemaa on üritanud seda linna vallutada juba aasta aega ning CNN-il on käepärane ajajoon, mis näitab meile, kui halvasti see neil läinud on. Kui läheme tagasi 29. juulisse 2025, siis see kuupäev on esimene kord, kui Deep State, mis on Ukraina avatud allikate luureanalüütik, teatas, et Vene sõdurid olid hakanud üritama tungida Konstantinivkasse. Tollal oli linn veel suhteliselt elav, kuigi oli märke lähenemast lahingust, mida Ukraina ootas. Seda näitasid tänavaid ääristanud kalavõrgud, mis olid mõeldud droonide vastu kaitsmiseks. Siiski oli Venemaa jõudnud punkti, kus ta võis alustada rünnakuid ja Konstantinivka oli hädaohu äärel. 2025 aasta novembriks olid Vene väed veidi lähemale nihkunud, kuigi enamik nende edasitungidest toimus droonidest kubisevatesse tapatsoonidesse linna äärealade limbudes. Õhurünnakud olid alanud. Venemaa oli hakanud jagama infiltraatoritelt pärit videoid, kes olid jõudnud linna, kuid Ukraina hoidis endiselt keskust. Jaanuariks oli Venemaa veidi edasi liikunud ja me nägime tangimanöövri algust, mis siiani üritab kujuneda. See kuu oli Venemaa jaoks nii hea, kui see üldse olla sai, sest riik hakkas juba kogema suuri kaotusi, kuni 35 000 surnut või haavatut kuus. Siiski oli selleks ajaks enamik tsiviilelanikest Konstantinivkast lahkunud. Tagantjärele vaadates näeme, et tõenäoliselt oli see periood, mil Ukraina seadis lõkse, mis pandi tööle pool aastat hiljem. Maiks olid Vene imbujad linna sisenemas, samuti ka droonid. Siis tulid juuli alguses väited linna vallutamisest ja me teame, mis on sellest ajast saadik juhtunud. See, mida me siin näeme, on edasiliikumise lugu, jah, aga see edenemine on nii väikese linna kohta uskumatult aeglane. CNN ütleb, et Konstantinivka hõlmab vaid 66 ruutkilomeetrit territooriumi. Selle vallutamine peaks olema imelihtne, kui Venemaa väed on nii tugevad, nagu Putin väidab. Siiski on Venemaal kulunud aasta aega, et jõuda sinnamaani, kus ta saab saata linna väikeseid sissetungijate üksusi ja mõningaid droone ja Ukraina on nad juba välja tõrjunud. Pihtliikumine on vaevu edasi liikunud ja piirkonnad, mida hinnatakse tõelise Vene kontrolli all olevaks, pole kasvanud. Tegelikult vaadates CNN-i jagatud kaarte 2025 aasta juulist ja 2026 aasta juulist, näeme, et see Venemaa tegeliku kontrolliala on tegelikult vähenenud. Eriti Bahmutist loodes. Teisisõnu, Venemaa kaotab tegelikult territooriumi Konstantinivka ümbruses. Interfaxi 21. juuli raporti kohaselt. Ukraina väed vallutasid eelmisel nädalal Donetski ja Dnipropetrovski piiril tagasi 43,37 ruutkilomeetrit. Venemaa suutis vallutada vaid 17,33 ruutkilomeetrit. See ei ole see ülekaal, mida Putin tahab näidata. Kõik see räägib hoopis teistsugust lugu kui see, mida Kremlist kostab. Gerasimov väidab, et Konstantinivka on vallutatud. Tegelikult ei ole, sellest on asi kaugel. Siis see tungijad on Skeliati rügemendi poolt tõrjutud ning Ukraina saavutab tegelikult edu Venemaa vastu. Või vähemalt muudab Venemaa kontrolli all olevad piirkonnad ohtlikeks hallideks tsoonideks. Tangid ei saa sulguda, sest need pole kaugeltki täielikult moodustunud. Ja nüüd hakkab Venemaa meeleheitlikuks muutuma. Nagu paljastab Euromaidan Press, Ukraina desinformatsioonivastase keskuse juht Andrii Kovalenko väidab, et Putin võib olla sunnitud sel sügisel mobiliseerima kuni 500 000 venelast, riskides massiivse vastureaktsiooni ja võib-olla ka sõjast väsinud Vene elanikkonna ülestõusuga. Kõik selleks, et Venemaa saaks täita üha laienevaid lünki oma rindejoontes üle kogu Ukraina idaosa. Need mobiliseeritud väed saadetaks tõenäoliselt lahingusse 2 nädala jooksul pärast mobiliseerimiskutse saamist, lisab Kovalenko, mis näitab nii Putini meeleheidet saada rohkem liha rindele ja tema ning tema komandori suutmatust välja mõelda muud strateegiat peale selle, et visata probleemile lihtsalt rohkem inimesi. Kui see mobilisatsioon toimub, võib Konstantinivka langeda, kuid Putini jaoks kodumaal oleks selle hind tohutu. Ta on suurema osa Ukraina sõjast püüdnud mobilisatsiooni vältida mõjuval põhjusel. Tema rahvas ei taha seda, eriti pärast nii paljusid kaotusi juba. Toome jutu tagasi Konstantinivka juurde ja põhiloo juurde. Kokkuvõtteks. Venemaa väitis, et on linna vallutanud.
Tegelikult polnud see nii. Ukraina seadis üles meisterliku lõksu ja sissetungijad, kelle kohta Venemaa väitis, et nad on Konstantinivka vallutanud, on praktiliselt likvideeritud. Venemaa on terve aasta püüdnud seda ühte linna vallutada, kuid pole sellele ikka veel lähedalgi. Miks see kõik oluline on? Putinil pole alustuseks mingit mõjuhooba. Just sellest kõik need valed väited tegelikult räägivadki. Kas Putin usub oma kindraleid, kui nad ütlevad talle, et Venemaa on linnad vallutanud? Või on see osa etendusest? Sellised valed väited on kõik selleks, et Venemaa paistaks tugevamana, kui ta tegelikult on. Putin vajab seda kahel põhjusel. Esiteks peab ta oma rahvale näitama, et Venemaa on endiselt see sõjaline jõud, kelleks ta on alati väitnud end olevat. Ja parim viis seda teha on levitada väiteid, et Venemaa vallutab Ukraina linnu. Teiseks, Putinil on pilk pööratud rahuläbirääkimiste poole. Ta ei taha nendega tegelda, aga kui ta seda teeb, siis teeb ta seda ajal, mil uudistes räägitakse sellest, kuidas Venemaa territooriumi hõivab. Isegi siis, kui need väited mõne päeva pärast ümber lükatakse. Putin teab, et tal hakkab aeg otsa saama oma venitustaktikatega rahuläbirääkimiste osas. Ja tal on vaja võitu, ükskõik millist võitu, mida ta saaks kasutada oma väite toetuseks, et Ukraina peaks Donbassi Venemaale loovutama, et rahu saavutada. See väide ei saa niipea tõeks. Konstantinivka pidi olema Venemaa jaoks suur võit ja mitte vähem tähtis, vaid strateegiliselt oluline võit, mis oleks olnud esimene tõeliselt oluline edasiliikumine, mille Venemaa on viimastel kuudel saavutanud. Kevad- ja suverünnak pidid selleks ajaks olema palju kaugemale jõudnud. Kui Venemaa seda planeeris, oli rünnaku eesmärk hävitada kogu kindluste vöönd. Kuid selle rünnaku käigus pole seni saavutatud midagi operatiivselt olulist, teatas Sõjauuringute Instituut ehk ISV 1. juulil. Venemaa esitas oma Konstantinivka väite 2 päeva hiljem, peaaegu nagu oleksid need vastuseks, ja me nägime, kuidas see lõpuks välja kukkus. Praegu on asi nii kaugel, et Venemaa edasitungi tempo Donetskis on nii aeglane, et ISV ei ole isegi kindel, millal see piirkond võiks minna Venemaa kontrolli alla. See võib võtta lugematu arv aastaid, eriti kui Venemaal on nii palju raskusi isegi kindlustatud linnade vöö kõige nõrgemaga ja Ukraina vasturünnakud, mille tõttu Venemaa kaotab territooriumi, mida ta kunagi kontrollis. Mis puudutab Konstantinivkat, siis lahing linna pärast jätkub. Praegusel hetkel tundub ebatõenäoline, et Venemaa suudab 2026 aasta lõpuks linna täielikult enda kontrolli alla saada. Venemaa peab selle kontrolli kohta endiselt valetama, isegi kui tema väed on sunnitud alandavale taganemisele. Ja kui Ukraina muutub tugevamaks, ühendades oma kindlustused vasturünnakute ja droonilöökidega, mis sihivad Vene tagalat Donetskis, on raske näha, kuidas Venemaa saaks lähiajal mingeid tõsiseid samme astuda. Samuti ei ole Konstantinivka ainus Ukraina asula, mis põhjustab Venemaale tõsiseid peavalusid. Zaporizhzhia piirkonnas asub Malatokmatška, väike küla, mis on vaid murdosa Konstantinivka suurusest. Malatokmatškast on saanud Venemaa jaoks 1500-päevane õudusunenägu. See võib olla isegi suurem probleem kui Konstantinivka ise. Ja saate teada miks, vaadates meie videot. Ja ka teile see video meeldis, meil on tulemas veel palju videoid. Tellige sõjasaade ja lülitage teavitused sisse, et olla esimeste seas, kes neid näevad. Ja nagu alati, aitäh teile, et vaatasite!